Jääte ilma sellest kõigest heast ekraani, tähendab kaamera tagus, selle montaaži kääri tagusest. Jah, te jäite kõik ilma. Aga teate, millest te ei jää ilma, on Rakett 69 viimane episood ju. Meil on ainult 3 võistlejat alles. Nii et ma saan ainult ühe korra tulla sinuga veel siia Raketti vaatama selle loo ajal. Siis peame midagi muud tegema. Sind on nii palju, mis on nagu positiivne probleem, aga mul on hea meel. Ära põe, me kaameras lõikame vähemaks. Sellel nädalal vaatame Rakett 69 saadet, aga vaatame, piilume korra. Ma tahtsin siin öelda, et meil on vahepeal tulnud kommentaare, me ei ole kõikidesse ükshaaval läinud, aga eelmise nädala saatel me rääkisime kõveratest joonlaudadest ja see sõna on lekaal. Ja mul õde kirjutas ka siia, kus on meie vanaisa lekaalid, nii et ma kohe võtan selle voli kirjutada lekaal Google'isse. Jep, see on õige. Prantsuse kurv on inglise keeles. See on õige. Nii et sa oled ka näinud sükst asju, sa oled kasutanud, sa tead? Ma olen kasutanud neid, jah. Mul olid ka väiksena, ma ikka kodus nägin, ma ei saanud väga täpselt aru, mis need on, aga üks hetk ma sain teada, mis need olid, aga siis nad ei olnud mul enam igapäevast laua peal. Nii et väga äge. Ja keegi ei küsinud mu käest seda pilti ka sellest suurest. Et keegi ei kirjutanud sulle eraldi või et montaaži me ei küsinud? Montaažid ei küsinud, jah. No vaat, läks nii seekord. Aitäh tähelepanelikele vaatajatele. Kirjutage ikka ja jälle. Ja üks koht, kuhu keegi ei ole midagi kirjutanud. Vaata seda kunst ja hobi lekaali. Kliki sinna pildi peale. Raadioste lekaal. Kusjuures see on nagu tööriist, millega mul on võib-olla kõige rohkem praktilist kogemust. Et see oli vist isegi mingi saate jaoks, meil nüüd oli vaja midagi teha ja ma ka printisin omale 3D printeriga lasin välja need vastavalt raadiuse kumerused, et ma mingit asja saaks mõõta üle, ma ei tea, mida ma pidin mõõtma. Mille jaoks ma tean, et nagu sellist raadiuse šablooni mõõtmise eesmärgil, seda ma olen kasutanud küll. Kuule, aga seal on üleval teine sõna veel, trafaretid. Mis need siis on? Sest siin on kõik lekaalid. Ja rohkem ei olegi lehekülgi. Elektroonika funktsioonid. No et sa saad joonistada neid hammassignaali ja kolmnurksignaali ja erinevaid signaalikujusid. Arvan mina. Aga see võib olla ka mingi muu. Vist sa pead panema nagu trafarett. Ei, no mul on tunne, et trafarett ongi šabloon. Okay. Järgmise aasta e-ütluses. Juba teame, et tuleb. Oskad kirjutada või? Ära vaata. Kuigi me nüüd Raketisaadetele oleme saanud vahepeal kommentaare, siis tead, et üks video hiljuti jõudis veel Quarki YouTube'i kanalile. Kas panid tähele? Jaa, panin tähele. See on nimelt video, kus räägivad Elina ja Karoliine Eesti veest. Mingi vaadake, kui te ei ole veel vaadanud, väga lõbus, meil oli vahepeal rahvusvaheline veepäev ja sellega seoses siis on väike klipikene. Mina tegin ka väikese tüüdi sinna. Ma oleks tahtnud natuke tempokamat teha, aga ma ei suutnud ennast leida seda energiat. Nii et järgmine kord teeme veel tempokama, veel parema ja siis vaadake nüüd see praegune video ära ja siis mingi vaadake veevideot ka, kui te ei ole veel vaadanud. Aitäh! Eesti Teadusagentuur. Noorte teadusseiklus Rakett 69 on jõudnud poolfinaalini. Davai, liigume kohe ära. Võistluse avasid võistkonnasaated, kus raketlased lahendasid 6 nädala jooksul ülesandeid 3. Ma olin juba unustanud, et nüüd on selle hooaja ülesanded. Ma olin juba ära unustanud, et sellel hooajal olid sellised ülesanded. Need nii palju aega möödas. Ikka vinged ülesanded olid ju. Ja teine asi veel on see, et ma nägin punast tunket ja ma olin mingi Sest punast tunket ei ole ka nii ammu näidatud. Jah, teadusteatris oli ju ka 2 kollast ja need rohelised. On 17 000. Pussike! Töötab, väga hea. See on meie vastus. Teadusteatris tegid noored tutvust loomariigiga. Meil on siin kaameliküür. Nüüd proovime ise näha nagu nahkhiir. Päris lahe. Individuaalvoorudes haldasid tulevased teadustähed elektrivõrku. Autoavarii koos viltuspostiga. Ja valmistusid merereisiks. 50 hertsi on liiga palju. Appi. Ta liigub. Poolfinaal toimub Ülemiste tehnoloogialinnakus Rakett 69 teadusstuudiotes. Ma tahan ennustuse teha.
täna ei tule ühtegi tiimi ülesannet. Mis on üldse tiim? Tere õhtust! Rakett 69 15. hooaja poolfinalistid istuvad täna elektrisõidukite rooli, et läbida viimane teelõik lõppsihtpunkti. 2 edukamat juhti kindlustavad endale koha finaalis. Võistlejate lahendusi jälgivad füüsik Aigar Vaigu, Doktor, Enefit Volti ärijuht Jaanus Riiner ja Enefiti e-mobiilsuse tootejuht Robert Järviste. Elektrisõidukite kasutamisel on lisaks keskkonnasõbralikkusele ka muid eeliseid. Näiteks on elektriauto laadimine ja hoolduskulud üldjuhul odavamad kui sisepõlemismootoriga sõidukitel. Tänased ülesanded on sündinud koostöös Enefit Voltiga ja uurivad elektrisõidukite laadimist. Rakett 69 finaalikoha nimel võistlevad keemiaentusiast Jan Hendrik. Suvel kasutan ma tihti linnas ringi liikumiseks elektritõukeratast. Skaudisalgajuht Tuuli. Kõige suurem mure elektrisõidukite juures on, et kuidas akud võimalikult kaua kestma panna. Ma arvan, et ka selles saates tuleb mõni ülesanne selle teemaline. Ja robootikahuviline Robin. Ise sõidan tihti elektriautoga. Nad on väga mugavad ja nad on kindlasti tuleviku sõiduvahendid. Võistleja, kes esimese ülesande võidab, pääseb otse finaali ja ei pea teist ülesannet lahendama. Ülejäänud 2 raketlast võistlevad teise finaalikoha eest teises ülesandes. Kuigi parima tüdruku auhind on mul juba käes, siis võtan võistlusest ikkagi viimast. Vastased on väga tugevad, sest nad mõlemad on jätnud terve hooaja vältel väga tugeva mulje. Ülikooli koht on küll tore auhind, aga minu sihiks on oma õpetajale saada LHV stipendium. Elektribuss vajab järgmises peatuses laadimist, kuid kahjuks pole seal veel laadijat. Ehitage laadimisjaam ja täiendage buss nii, et see saaks ennast ise laadida. Buss peab jõudma peatusesse ja sealt algusesse tagasi. Kas olete valmis? Jaa! Alustage! Bussijuht. Vaat kui lahe. Nii, mis meil antud on? Neid mul vist ei ole vaja. Puiduklotse, neid mul läheb vaja. Laadimisjaam. Ma pean ta kuidagi ühendama sinna. Multimeetrikas kontrollida, sellega saan laadida. Meie ülesanne on ehitada elektribussile laadimisjaam, kuhu see saaks ise sisse sõita. Ütleme, et kui nad peavad nii kaugel olema üksteisest, praegu mul siin voolu taga ei ole, siis mul on lihtsalt vaja teha mingi kinnitus, mis enam-vähem hoiaks. Meil on laadimisjaama tegemiseks antud paar puujuppi, mõned jäätisepulgad, erinevaid teipe, fooliumit ning ka mõned juhtmed. Põhiliselt on vaja ehitada mingi raam, kuhu buss siis sõidab sisse puidust. Pappi võib ka kasutada, ma arvan, on mul endal lihtsam. Ja siis oleks vaja teha mingi asi siia taha, et see laeks. Laadimisjaama raami ehitamiseks kasutan puitu ja pappi. Ma panin siia lihtsalt sükse metallpulgad, et me saame vajadusel seda ühendada. Neil oli eraldi juhe, mis nad siis said siia panna. Aga nad ei võinud bussi lahti teha või? Ei, buss on tervik. Vaatame siis. Ja nüüd mul on vaja mõelda välja süsteem, kuidas panna need paika õigesse kohta niimoodi, et kui buss sellesse sisse sõidab väga tasakesi, siis läheks. Need käivad üsna lihtsalt, aga natuke mul ikkagi läheb jõudu, kui ma siit sõidan, et ta peab ikkagi korralikult kinni olema, ta ei saa olla niimoodi kuidagi lahtiselt. Ehitan laadimisjaama. Ma tegelikult saan päris hästi aru nagu, et kas neile anti veel midagi öeldi veel ülesande kohta midagi või? Murran varsti ära.
ja meil pole tegelikult seda nagu üldkonteksti näidatud, aga tegelikult on niimoodi. Ma võin ju seletada siis siin moodi alguselt ära, aga et sul on siin joon, joone taga on buss. Siin on teine joon. Seal kohtunik ees on see teine joon. Ja sinu eesmärk oleks sõita bussiga siia. Kohtunik ette, üle teise joone. Ja siis kohtunikud panevad siia peale pileti, millega saad finaali. Ja siis sa peaksid tagasi sõitma. Siia. Ja pead ümber pöörama või? Jah. Aga me oleme need bussid ehitanud niimoodi, et nad jõuaks sõita umbes täpselt ühe otsa. Et nad peavad laadima. Nagu et maksimum akuga nad jõuavad sõita täpselt ühe otsa või? Jah, no nad jõuavad natukene veel, et sul on natukene aega manööverdada, aga seda, et ma sõidan sinna pööran ümber ja sõidan tagasi, see peaks jääma täpselt siis nagu sõiduulatusest välja. Ehk siis sa pead sõitma edasi ja tagasi ja seal pead laadima. Ja sa pead tegema süsteemi, et see buss suudaks siis sõita ise laadijasse niimoodi, et hakkab laadima. Okei. Konstruktsiooni puubrussidest, et see oleks piisavalt tugev, et buss saaks sinna sisse sõita. Ma mõtlen seda, et ma kinnitan need juhtmed siit papist läbi ja see puit lihtsalt hoiab seda tugevana, et kui ma oma bussiga sisse rammin, et siis See on nagu väga keeruline ju. No kirjelda oma mõttekäiku, miks see on väga keeruline. Sa võid bussi peal näidata. Meil on toiteplokk ka siin valmis. No kui buss ei tohi lahti teha. No ma ei tea, võib-olla siis ei ole nii keeruline. Võib-olla saab siit bussi küljest tuua need klemmid välja niimoodi, et nad on suured. Ja, neil olid siin eraldi nagu 2 juhet, et sa said vedada seda. Et sa said teha, et sa ei pidanud. Mulle praegu jäi mulje, et nad on nagu sunnitud selle bussi nagu panema siia selle pluks selle otsa sisse. Ei, ma panin meile no. Okei. Ehk siis neil oli võimalus tuua see. Neil oli siia läks 2 banaani sisse ja siis olid krokodilid teises otsas. Okei, et nad said 2 suurt laadimist seda teha endale. Ja. Kõige loogilisem oleks nad teha siis külgedele, nii et ta sõidab sinna vahele ja siis tuleb minema. Jah. Aga buss tagurpidi ei sõida üldse või? Sõidab. Me võimegi kohe tegelikult teha nagu proovi ära vaata. Praegu ta on mul siin off, ma võin ta isegi onni panna, tal on lihtsalt praegu on tühi ja selle jaoks, et me saaksime üldse temaga liikuda, siis me peame andma talle laadima seda sisemist energiaallikat. Ma ei tea, kas te vist näete ka siia. Keerame, näed, 4 volti on siin praegu peal. Võime 4 voldiga laadida teda küll. Te siis öelge, kui täis saab, siis kui siin see voolutugevus läheb hästi nulli lähedale, siis on umbes täis. Ma keeran sulle ka, siis sa saad ka hinnata. Praegu siis pinge kasvab, me võime 4 volti. See oli meil ette keeratud ja me üritame siis 4 voldini laadida seda sisemist energiaallikat ja me laeme 1 ampriga. Järjest me praegu lükkame siit juhtmetest tervet amprit siia sisse ja pinge vaikselt tõuseb. Kui see pinge jõuab niimoodi, et meil piisab ka vähemast voolutugevusest, et 4 voldini jõuda nagu praegu. Ehk siis me oleme juba piisavalt kõrge pingega, siis me saame väiksema voolutugevusega järjest läheneda selle 4 voldile. Sulle on siin pult. Ja sellega siis saab sõita. No, me oleme siin umbes 100 milliamprit, ma võtame praegu lahti ära. Ja ma võin sulle siis, proovi nüüd sõita. Siis sa saad aru umbes, kuidas sõidab. Ja esimene asi, mis annab märku sellest, et aku hakkab tühjaks saama, on see, kui tuled kustuvad ära. Teine asi, mis kaob ära, mille siis ega seda nagu ette ei tea, aga see on siuke katsetamise värk, on see, et pööramine on esimene asi, mis kaob ära. Et kui sa praegu proovid pöörata, siis ta jõuab, praegu sa saad veel suhteliselt edukalt pöörata. Aga üks, et see pöördemootor annab siis otsad, või mitte ei anna otsad, vaid tal on nagu vaja väga palju jõudu ja väga suurt voolutugevust, et see pööramise mootor suudaks siis nagu hakata mängima. No praegu su rattad enam väga ei taha pöörata, et sa hästi natukene saad. Eks kui sul on aku tühi, siis kogu täppis manööverdamine läheb oluliselt keerulisemaks. Ja nüüd enam ei liigu. Et see võib siis juhtuda ka võistlejatel. Meil on sinna sisse valitud enam-vähem selliselt see energiaallikas, et 8 meetrit on see, mis me ütleme umbes hinnanguliselt, et sa saad sõita okeilt ja kontrollitult. Vot. Tunnetus on käes, vaatame, mis lahendusi võistlejad pakuvad ja siis me saame sinu tunnetuse põhjal rääkida, kui mõistlikud need on ja mida peaks teistmoodi tegema. Ei lähe katki. Ma panen see puidu siis enda augudestega, muidu see buss on. No esimene asi kohe on see, et nagu neid
teha täppis manööverdamist, et need augud täpselt lähevad kokku, on nagu no, väga keeruline. Me võime ka teha siukse katse, vaata. Paneme jah, sulle natukene vurtsu siia sisse tagasi. Et ma panen oma 2 sõrme siia, natukene nihkesse ja proovi manööverdada niimoodi, et sa saad täpselt pihta nende klemmidega. No mul jäi ka mulje, kui ma proovisin enne neid klemme sinna sisse välja panna, et ma ei ole isegi kindel, kas see buss nagu jõuab lükata ennast piisavalt kõvasti, et see klemm sisse läheks. Ka aus. Me näeme ka seda, et siin võistled mingil määral teevad neid katsetusi, aga ma arvan, see manööverduse osa on väga oluline, mis sa välja tõid. Nii, oota, ma mõtlen selle kaugus ära. No et niimoodi. Ja ma panen siia. Möödas. No peaaegu, jah. Aga kus võistleja ise seisma peab sellel ajal? Me lubasime tal liikuda. Et selles mõttes me tulime vastu. Täpselt nii kõrge, et ei mahu siia. Võistlejad hakkavad kohe ehitama laadimisjaama. Selle asemel võiks võtta paar minutit ja proovida selle bussiga lihtsalt sõita. Nii, kui ma ta hetkel korra sisse lüütan. Kas ta siit, siit ta ise ei suuda otsast ära sõita? Robin proovis seda sama, mis sa rääkisid, eks, et kas ta üldse jõuab sisse välja. Kas ta siia külge muidu saaks? See võib ka olla ei. Alguses proovin ma ühenduse teha lihtsalt juhtmetega, aga siis mõistan, et buss ei suuda omal jõul juhtmete otsa tagurdada. On siin igasuguseid orke ja mul on fooliumit. Siiski nagu tal peaks olema suhteliselt hea kontakt. Fooliumiga ork. Ei pruugi olla päris see, aga ta võib olla. Robin püüab ehitada lahendust, kus bussiga tuleb tagurdada täpselt kontaktide otsa. See aga on üsna keeruline või isegi võimatu. Nii. Ja minu jaoks on siin hästi tugevalt ka see näha, et sul tuleb toiteploki küljest tuleb 2 krokodillikaablit ja siis sul on 2 kaablit lisaks antud. Ja võistlejad teavadki esimese jooga panevad nagu 1 kaabli siia külge, teise kaabli teise külge ja siis tahavad seda nagu lahtiühenduskohta teha siin. Selle asemel, et panna neid siia ja saada aru, et ma ju võin teha ka siia vahele seda ühendust. Et millegi pärast seal jäädi hästi tugevalt kinni sellesse, et mul on kaablid, ma teen ühe ühenduse ära, järelikult ma pean teist kasutama. Sul on lõbus, jah? Nüüd saame vaadata. Kui me kruvid kinnitame ka, siis ma saan selle metall sellest laadist läbi panna ja et see oleks tihedalt küljes, siis paneme sinna fooliumi vahele. Jan-Hendrik on siis võtnud praegu niimoodi, et tal on siin oma juhtmed toodud siia kruvide külge ja tehtud siia eraldi see, et tema on teinud siis nagu selle lahti ühendamise nii, et bussjuhe, siin on siis vaja ühendust tekitada, siis on toiteploki juhe on teisel pool. Et ta on teinud endale mugavamaks seda küll. Jah. Hakkan bussi külge ühendama fooliumist kontakte, mis saaksid luua ühenduse laadjaga. Nii, vaatame, kuidas siit elekter praegu läbi käib. Kui meil on, kas meil siit ja siit. Okei, see laseb päris hästi. Aga kui me... Et tal tuleb siis nagu ühest klemmist kruvi ja teisest klemmist ja need on sama fooliumteibi kokku tõmmatud. Ja kui ta proovis, kas need on ühendatud, siis multimeeter ütles talle, et jah, need on ühendatud. Ja, eks tal on bussi enda toitälliks on siis nagu otse kokku lühistatud. Ja. Ma arvan, et meil on siin mingisugune diood vahel. Gregor tegi selle elektroonika. Sul on multimeeter seal. Julgeme või? Mis sa teha tahad? Pane need otsad kokku ja vaata, kas piiksub. Ei, nad seesmiselt ei ole kindlasti ühendatud. Praegu tal on väliselt ühendatud. Lihtsalt ma mõtlen, et mul on siin sees pingeallikas. Kas see lühistab siia läbi või tegelikult me saame siit ainult sisse laadida? Ma arvan, et meil on seal nii palju on vahel. Võtame need igaks juksiga, sest siit ei tule läbi. Nii. Jah, selle saab väga hästi. Jan-Hendrikul on hea algus. Tal on lihtne idee. Pistikupesa disain bussi tagaotsas. Ma olen nõus Robertiga.
ja ma olen nõus ka Janne Hendrikuga, et jaa, ühendus on väga hea, aga ma veel ei saa täpselt aru, et mis hetkel ta kavatseb selle siis lahti ühendada. Või et ta peaks lõikama selle fooliumteibi sealt katki, siis tal oleks 2 eraldi kontakti, et üks saaks minna siis plusspoolega olla ühendus, teine miinuspoolega siis sellel toiteallikal. Küsimus. Kui ma olen juba nii kaua saanud selle ülesande peale mõelda, siis ma mõtlesin, et ma teen, kõigepealt ma mõtlesin, et ma teen nagu siukse nagu Hot Wheelsi auto, millel on 2 pool külje peal need asjad. Siis ma mõtlesin, et võiks teha trammi või trolli või elektrirongi. Ja nüüd ma juba mõtlesin, et äkki peaks tegema nagu pideva laadimisega auto. Et kas oli lubatud seda teipi sinna sõiduraja peale maha ka tõmmata või? Pigem ei. Ma arvan, et me ei kõnetanud seda eraldi, sest et kellelgi ei tulnud seda erijuhu küsimust, aga meil oli konkreetselt tõmmatud stardijoon ja finišijoon. Ja laadimisjaam pidi olema peale finišijoon. Okay. Et keegi nagu ei küsinud, kas me võime tulla kuidagi, aga ma arvan, et selles mõttes see oli kõigil üheselt arusaadav, et teisel pool joont. Kui see juhib elektrit, siis ta võiks ju niimoodi laadida. Proovime. No, et siin tuli, me näeme, et tal tuleb üks toiteploki juhe ja siis see on ühendatud siia, tal on kollane ja must eraldi juhtme külge, mis on siis kruvide külge, nüüd ta proovib kruvidega tagurdada siia bussi sisse. Et vaatame. No, läbi nende kruvide ta täitsa läheb. Kuna bussi laadimisaugud ja laadimispesa on nii väike. Nii raske, oleks võinud sinna teha suuremad klemmid ja oleks olnud oi kui lihtne. Ja minu arust see esimene kord, kui ta ütles, tundub, et laeb, siis nagu tundus, et ei laadinud, voolutugevus oli 0, aga nüüd see suur plaan siis laadis ilusti. Väikeste pindadega, siis otsustan, et pean seda elektrit juhtivat pinda kuidagi suurendama. Ajame selle fooliumi asja sinna bussi ette otsa ja siis mul võiks olla lihtsam seda ühendada äkki. Aga ma võin üle bussiga panna ju, muidugi. Võistlejate bussid saavad energiat superkondensaatoritest, mida on võimalik kiiresti täis laadida. Ülesande huvides on valitud superkondensaatorite mahtuvus selline, et bussiga on võimalik läbida kuni 8-meetrine distants. See võib-olla on vits. Superkondensaator. Mis on superkondensaatori ja tavalise kondensaatori vahe? See laeb kiiremini. See on super. Ja tühistub ka kiiremini. Eks see hästi suure voolutugevusega saame seda laadida ja tühjaks laadida, pluss siia mahub võrdlemisi palju energiat võrreldes siis tavalise kondensaatoriga. Ja selle kondensaatori, ma ei tea, mis taustal see paremini paistab, sul on hele. Selle kondensaatori mahutavus on siis 2,5 volti, mitte mahutavus on 25, mahtuvus, on 25 faradit ja kuni 2,5 voldini võime seda laadida. Ja ma mõtlesin, et me saame proovida korra seda demo. Jaa, palun. Need otsi ei tohi omavahel kokku lasta. Muidu hästi ettevaatlikult. Muidu jah, kõik see energia vabaneb siit ühe hooga. Nii, 2,4 volti. Ja me valisime selle suuruse niimoodi, et ma ehmatasin ära, et äkki ma ühendasin valet pidi. Me valisime selle kondensaatori suuruse niimoodi, et Gregoril oli siis, ta leidis kuskilt ilusti kataloogust, me saame tellida ja ma ütlesin, aga võtame väiksed. Sest et me teadsime meie jaoks piirang. Tavaliselt, kui sa tahad võtta mingit energiasalvestist, siis sa tahad, et see mahutaks võimalikult palju. Meil oli vaja, et meil saaks see buss tühjaks, nagu ette nähtud ajaga. Ja siin selles bussis on 2 kondensaatorit jadamisi. Eks meil on pinge on natukene tõstetud kuni 5 voldini, siis tehniliselt sellepärast me saime seda 4 voldiga enne laadida. Ja me laemegi 4-ga või isegi alguses me laadisime äkki 3,8-ga, vaata praegu me näeme saatest ka 3,8. Me seal mingid korrigeerisime seda 4 peale. Sest kui me paneks 5 peale, siis ta võib-olla jõuaks juba täiesti tagasi sõita. Et me natukene saame seal mängida sellega. Nii, meil on siin peaaegu täis. Me ei hakka päris lõpuni laadima, me ettevaatlikult need juhtmed ära. Ja nüüd mul on siia pandud üks LED, mille me idee poolest võiksime saada põlema. Vaatame, kas läheb, ma ühendan selle siia. Läks. Ja nüüd siis elektrienergia voolab läbi selle LED-i tühjaks ja see LED peaks siis varsti ära kustuma. Läheb järjest tuhmimaks. Ma loodan, et teie jaoks ka läheb.
okei, see mahub natuke palju energiat. Siin ma mõtlen ka, et see LED võib ikka päris kaua põleda nagu. No ta vaikselt läheb. Jätame siia, loodame, et teile paistab ilusti välja. Ja siis ta niimoodi vaikselt tühjeneb. Mul on siin 100-ohmine takisti, mis paneb meile siis 2,4 voldi pealt. Saate siis kõik ohmi seadusest välja arvutada, kui kõvasti me sealt seda voolutugevust välja võtame. Ja siis võite arvutada, kaua kulub, et kondensaator tühjaks saaks. Vot, aga ühesõnaga, superkondensaator, sellisel kujul on ta meil seal sees. Üks põhjus see, et me saaksime kiiresti tühjaks saada. Teine põhjus, meil on vaja, et see oleks nagu ettearvatav ja kontrollitav. Kui kiiresti ta saab tühjaks, eks millal me ütleme, et aku on tühi. Ja samamoodi meil peab olema kontrollitav see, kui kiiresti me suudame selle täis laadida. Ehk siis, et kui nad sõidavad oma laadijasse, see peab sekundite või minutitega saama täis. Kui te olete harjunud laadima mingeid, ma ei tea, äkki teil ongi mingi väike puldi auto või midagi, vahel on siuke, et paned USB sinna kuskile USB auku ja siis oled seal 20 minutit ootad, et ta laeks täis. Et seda me ülesande enda nagu tingimustest lähtuvalt ei saanud lubada. Ja sellepärast on meil superkondensaatorid. Vaatame saadet, pärast vaatame LED jälle edasi. Praegu tundub, et põleb endiselt. Lai, peaks suurendama seda ala just siit poolt. Jah, aga see on lihtsalt parandab ju üks ainus teibitükk parandab selle probleemi. Kuigi ma ei ole 100% kindel, et mu laadimisjaan töötab, siis lähen siiski aja kokkuhoiu mõttes rajale katsetama. Ja see aku on jälle tühi, jah? See liikus mul paigast ära ja ma ei usu, et ma jõuan sinna, ma ei hakka isegi proovima. Ja siin on siis see raja lõpp, siin on väike bussipeatuse märge. Siia poole rada võisid siis võistlejad tulla ja panna oma laadimisjaama. Ja praegu nad ongi siin harjutavad lihtsalt, et kas see saab töötada siin niimoodi. Ja startima nad peaksid siis siit poolt raja algusest. Kas radasid ongi 2? Meil on radast pannud 2, aga tegelikult laias laastus ei ole nagu nii tähtis. Tähtis on see, et sa tuled siit poolt takkad ja siin lõpetad ja me panime selle mõttega, et võib-olla sa saad mööda ühte tulla ja siis teha siin laadimise ja keerata ilusti tagasi, tulla teist tagasi. Võid ka keerata niisama ringi, minna mööda sama tagasi ja kui kaldud ka kõrvale, siis tegelikult ei lähe midagi katki. See on väga oluline detail, ma ütleks, sest et sellisel juhul võib selle laadija teha nagu, ma oleks kohe ära efektiivistanud, et ma oleks ühtepidi tulnud ja teistpidi läinud, siis ma ei peaks tagurpidi sõitma kordagi. Jaa, muidugi, et kui sul on võimalik, sõidaks, mul oleks seal kui see sul on raam, võimalik läbi sõita. Ja mul on veel liikumise peal, laeb seal. Nagu Pesu tänava autol. Ja laeb. Okei, kahjuks ilmselt peab seisma jääma, sest see laadimine ei olnud piisavalt kiire, aga kui te oleks lubanud rohkem keerata peale, siis oleks saanud liikumise pealt ära teha. No, jah. Võib-olla. Ehk siis laias laastus. Need rajad on nagu tele jaoks illustratiivsed. Tegelikult meil on nagu ühe joone tagant alustajad, teise taga lae ja siis minna tagasi. Ja selle kohta küsiti ka, et kas ma võin tagurdada tagasi. Me ütlesime ei seal. Seal oli ka, ma arvan, et Aigaril oli ka väga selge visioon, et sa pead ikkagi nagu suutma sõita. Et selle jaoks peaksid siis oma laadja ehitama kas läbisõiduna, et sa saad nagu mugavalt sõita sisse ja siis kuidagi keerata välja. Või siis paigutama niimoodi, et sul oleks võimalik sinna sisse tagurdada või sisse sõita või kuidas iganes. Ja kuidas see ülesande mõistes oli, kui ma olin valmis lahendama, siis ma ütlesin, et ma tahan vastata. Siis võisid sõita. Ja kui said hakkama, siis olid võitnud? Põhimõtteliselt jah. Et praegu nad siin eks ju proovivad niisama ja me näeme, varsti tuleb veel. Okei, me näeme, et siin on vist tuulijaam on ka tegelikult selle katteplaani ajal juba siin maas olemas, aga ta on läinud tagasi midagi korrigeerima. Et sa võisid tulla ja katsetada siin, võisid minna laua taha tagasi ja kui sa nüüd olid valmis, siis sa võtsid laadisid oma bussi siin täis, jooksid sellega siia, panid maha ja siis hakkasid tulema. Ja kui suutsid ennast siia laadima ära sõita, siis Aigar tuli pani sulle selle pileti sinna peale, millega pääsed finaali. Ja kui tagasi jõudsid, siis võtsid pileti ja olid maailmameister. Nagu Kadilis Saar. Siin ülesandes on ka bussi juhtimise oskus oluline tegur. Jaan Hendrikul tuleks seda natuke eraldi harjutada. Ning ta laeb. Ma saan testida, kas ta suudaks ka siit otsast ära sõita. Suudab. Nägid, ta sai ilusti maha sõita ja ta tagurdas kohe tagasi ja need ei läinud enam sisse talle kohe. Mul on vaja lihtsalt mõelda, kas mul on vaja ka navigeerida.
ja nüüd ta on siit võtnud vahelt ära vist need nagu lisajuhtmed, eks tal on otse toiteploki juhe nüüd siin, mis tähendab, et võib-olla varsti ta avastab, et mul on ju 2 juhet, millega ma saaksin siin bussi peal teha. Võib-olla ei avasta, vaatame, ma ei tea. Panen grillvarraste peale fooliumteipi ning teen nendest peenikesed kontaktid laadimisjaamale. Siin juba pole vooluses. Ja siin ka ei ole. Miks ei piksu? Miks? Tuulibuss on täiesti siuke futuristliku apokalüpsise järgne siuke vahend, siuke Mad Max Fury Road, siuke. Igal pool voolses. Kohtunike eest. Igaks juhuks siis ütlen kõigile, kes tahavad tulevikus kasutada multimeetrit, siis siin on selline piiksurežiim, mida me näeme ka võistleid kasutamas. Ühesõnaga, see näitab, kui on 2 multimeetri otsa vahel ühendus, ta piiksub ja sellega sa saad siis kontrollida, et stiilis, et kui mul on üks juhtme ots ja teine juhtme ots ja ma panen need vastu, siis ma tean, et see juhe on terve. Eks ma saan kontrollida, kas on olemas elektriline ühendus. See, mida Tuuli praegu teeb, on see, et ta võtab need 2 otsa, siin on hea üks juhe, selle pead siin vastu suruma. Vaatame, kas juhe töötab. Töötab, see juhe töötas. Mida Tuuli praegu teeb, on see, et tal on seal see fooliumteip, tal on 2 otsa ja siis ta käib niimoodi. Okei, siin on värvikiht peal, see juhi, aga et ta käib järjest ja paneb need kõrvuti sinna vastu ja tuleb piiks ja siis ta ütleb, et okei, see töötab. Et sellega saab testida, kas see fooliumteip nagu selles mõttes juhib, et kas seal on peal mingi kiht, mis peaks takistama elektrivoolu või mitte, aga otseselt seda, et kas toiteblokist peaks jõudma elekter bussini, seda me selliselt kontrollides ei saa tuvastada. Leed hakkab ära kustuma, jah? Veel põleb oluliselt tuhmivalt. Nüüd te vist näete kaamerast ka värvi, ma arvan, enne ta valgustas üle rohelist värvi. Vaatame, las ta põleb veel. Toimetades läheb mul laadimisjuhe katki ja ükski süsteem ei tööta nii, nagu ta peaks töötama, nii et mu eneseusk hakkab langema. Kinnitan, Tuulil läks üks laadimisjuhe katki, ehk siis toiteblokist tuleb juhe välja ja siis ma rääksin, olid lisajuhtmed, tal seal ühel murdus ots ära, nii et siis ma otsisin talle asenduseks, samamoodi nagu ma meile panin siia ühe selle metalljubina ja panime siia siis lihtsalt otse krokodilli külge, et see oli see kiire asendus, mis me talle koha peal leiutasime. Aga sai siis edasi lahendada. Tegelikult ma oleks saanud selle kogu raami lihtsalt ette tuua, aga mul ei ole selleks aega. See oleks ka tehtav olnud. Ja siis ei näeks bussijuht välja. Aga meil on vaja ülesanne võita. Kahjuks hakkab Jan-Hendrik pärast igat katset lahendust ümber mudima, ilma valideerimata, kas disain päriselt töötab. Võtan strateegia, kus ma viin ette need kontaktid, et ma saaksin nägu ees sõita. Robin nüüd mõistab, et bussi laadimiskontaktid võib tuua bussi etteotsa ja nende pind võiks olla oluliselt suurem. Sa laedki lihtsalt nii väikese võimsusega. Aga siis mul ei ole buss tühi. Miks ei tööta siis? Nüüd töötad. Nad laedki nii väikese võimsusega. Ma kogu asja lihtsalt uuesti ehitame. Võt sellest mõttekäigust ma ei saanud täpselt aru. Ma koha peal ka sain aru, et mingi, et ta läks ümber ehitama, aga et mis põhjust praegu oli, ma sellest ei saanud tegelikult aru. Äkki ta ütleb meile? Kuna ma ei saa fooliumi rulli pealt kätte, siis on mul väga keeruline luua elektrit juhtivaid ühendusi ja pean süsteemi mitu korda lahti võtma. Saame hoopis teha nii, et ta sõidaks selle asja peale, et seal oleks mingi fooliumist selline kõrgendus ja siis ta oleks hoopis niimoodi seal peal. Siis ta kontakt ei kaoks vahepeal ära. Teen laadimisjaamale fooliumist trambi, et buss ei ühenduks jaamast lahti. Aga nüüd tuleb Robin laadimisjaama poole ja kohe näeme, kas see buss ka laadima hakkab. Nii. Aga ei õnnestunud. Muudan natukene laadi asukohta, et manööverdamist oleks vähem ja seeläbi säästaksin akut. Appi, mis toimub tagurdamine. Kuidas
ma niisamata olen sellega? Olen kontaktid toimima saanud, aga nüüd tekib tahtsin öelda, et 80% meestest arvab, et nad on paremad kui keskmine autojuht. Mitte, et see oleks Jan Hendrikule otsa, aga see, mul mõtles, kuidas ma niisamata sellega olen. Probleeme jaama tagurdamisega. Ja kas hakkas laadima? Jaa. Mingil määral. Kuna alguses hoidsin laadides gaasi all, võtab laadimine palju kauem aega. Ma alguses ei saanud aru sellest mõttest, aga tal vist oligi see, et tal ühendus oli nagu kehva. Siis ta nagu kogu aeg nagu gaas põhjas nagu surus ennast sinna vastu ja siis ta sai ühenduse, aga siis ta ka kulutas seda akut natukene kiiremini või seda energiaallikat. Las ta läheb alla 100 natukene, et ta jõuaks ikka siia kohale ja siis saame sõita. Nii. Vaatame, et kas ta jääb sinna. Jääb, väga hea. Ja nüüd on see, kus läheb, et mõlemad tahavad päris katset. Nii, tundub, et läheb rabelemiseks. Ja Robin on saanud hea stardi. Jan Hendrik võtab üsna jõudsalt järgi. Robin on jõudnud laadima. Nüüd olen küll kindel, et suudan finaali pileti koju tuua. Kui Robin finiši poole sõidab, olen oma jaamaga täiesti valmis, aga pole lihtsalt suutnud sinna sisse tagurdada. Palju õnne, Robin! Ja tal oli ka vaata see lõpus oli juba pöörat, ta ei suutnud tagasi pöörata, aga me olime ka nagu, et kui sa lähed üle joone, siis on hästi. Sina oled Rakett 69, 15. hooaja üks finalistidest. Ma olen väga õnnelik ja mul on väga hea meel esindada Kiili gümnaasiumit sellises kõrge tasemega saates. Jan Hendrik ja Tuuli, teie peate Rakett 69 finaalipääsme nimel korra veel võistlema. Läheme. Need pääsmed on juba pisikesed see aasta. Siuksed. No, tuluka hakkab kohe ära kustuma, näitan, et ta natukene veel öögub. Et bussi peale ei saanud suuremalt panna, jah? Õige. See on päriselt see, mis dikteeris selle pääsme mõõdu, et ta mahuks siia peale. Sest et kui me ka prototüüpe tegime, eks ju, siis sa ka tõid välja, et sa alguses mõtlesid külje peale teha, peale sarvesid. Et me tegelikult, et kui me oleks pannud siia kas või, ma ei tea, A5, eks ju, kuidagi risti üle serva, et võib-olla me oleks avastanud niimoodi, et ta sõidab sinna oma laadimisjaama ja nüüd meil ei ole ruumi kuskile panna. Et see natuke dikteeris selle mõõdu seekord tõesti. Okei. Teise ülesande juurde. Tunnen end tagurdamise pärast veidi saamatult, aga tean, et mul on veel üks võimalus finaali pääseda. Järgmisele ülesandele lähen vastu elevusega ja loodan, et parim realikas võidab. Elektriauto oskab meile üsna täpselt öelda, mitu kilomeetrit saab veel sõita, enne kui tuleb laadimisjaamas peatus teha. Leidke, kuidas vastab elektriauto energiaallika pinge läbitavale vahemaale. Kas olete valmis? Jaa. Jaa. Alustage. Meil on vaja nüüd natuke muuta. Tuluke natuke veel põleb, ma panen ta juba eest ära. Buss oli tore. Rahu nüüd. Kohe laamendama. Mis sa leiad sealt siis? Tühi on. Tühi. Siin oli vanasti, tuli USB kaabel välja, millega said laadida. Ja siin oli siis ühe elemendine aku oli sees. Nüüd selle auto sees. Üllatus. Superkondensaator. Jälle natukene samadel tingimustel siis võetud, et meil oleks piiratud see kogus.
või see distants, mida me suudame läbida ja et meil oleks võimalikult kiirelt võimalik seda laadida. See on Porsche Taycani mudelauto, see on siis elektriauto. Kõige kuulsam Eesti Porsche Taycaniga sõitja on Taavi Kotka ja me salvestame 2 saadet päevas siin, eks ole. Mäletad, mis eelmine saade oli? Vesi. Kes kohtunik oli? Taavi. Ja siis tal oli kuskil kiire ära juba ja ma olin mingi, tule ma näitan. Ja siis ta tuli, ma olin mingi, vaata, meil on sinu autod. Ja siis ta oli mingi, tahate, ma jätan teile stuudiokujunduseks enda oma ka praegu või? Ja siis oli täpselt seda Enefiti Teslat aeti tuppa parasjagu. Ja siis ta oli mingi, no mis, pange ikka see nagu samasugune ja äge ja ilus ja tead, ma käisin just pesus ja lõpuks ikkagi ei jäänud. Aga et peaaegu oleks olnud suur auto samasugune ka stuudios, oleks ka täitsa vahva olnud. Arvan, et ma kasutan siin sama strateegiat, mis ma selles eelmises saates kasutasin. Ehk siis teeme tabeli, paneme see ilusti need pinged ja siis teeme mõõtmised sobivate vahemikega. Kas ma nagu ei pannud üldse tähele, et ülesande anti ka või? Jaa. Olgu. Aga võib-olla siis ei näidatud meile. Aga vaatame natukene edasi, siis räägime läbi, mis täpselt juhtuma peab. See ülesanne meenutab mulle eelmise saate pumpamise ülesannet. Seega otsustan läheneda süsteemselt ja koostada graafik. Alustame 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,25. Teeme ilusa tabeli ja siis hakkame kohe mõõtma. Elektriauto sõiduulatuse arvutab kontrollelektroonika välja, kasutades selleks seadmisi akupingest, akusse laetud ja akust tarbitud energiast. Siin on läbitud vahemaa meetrites ja siia tuleb lihtsalt see amprit, mis oli siis sellel hetkel, kui laadimast ära võtsime. Meile on antud toiteblokk, millimeeterpaber graafikute tegemiseks ja sõidurada. Kas oled nüüdseks välja mõelnud, mis ülesanne on selle põhjal, mida on räägitud? Et tuleb võimalikult täpselt laadida auto täis, et saada Tallinnast Pärnusse. Õige! Võimalikult odavalt siis ühesõnaga. No jah, meie ülesandes niimoodi jah, et sul... Et sul on startjoon ja kes finišijoonele lähemale peatub, see võidab. Startjoon on siin, on maha tõmmatud, siin sinine joon, siin roheline joon ja pead siis laadima auto täpselt niimoodi, et ta jõuaks siia Pärnu sildini. Seda Pärnu silti katsetamise ajal seal ei ole, et selle me siis kõige lõpus paneme sinna ja ütleme, kui kaugel siis Pärnu asub. Ehk siis enne tulebki teha palju mõõtmisi, palju katseid ja selle põhjal siis omandada see teadmine, et kuidas ja kui täpselt ma suudan selle auto täis laadida niimoodi, et ta jääks seal Pärnu juures täpselt seisma. 0,01. Väga kena. Oleme siia lausa ühe. Siis me saame ta kohe siit ära võtta ja teha esimese mõõtmise. Vaadata, kaugel ta jõuab. Siin ülesandes kasutame energia salvestamiseks aku asemel superkondensaatorit. Superkondensaatori pinge on ainus parameeter, mida võistlejad saavad muuta ja nad peavad selle pinge viima vastavusse vahemaaga, mille auto suudab läbida. Okei, sellega sõidab päris hästi. Kas teil oli mingeid juhendmaterjale ka antud või? Ei, otsest juhendmaterjali ei olnud. Me rääkisime enne läbi selle nagu toitebloki kasutamise, et mida need numbrid näitavad. Samamoodi seda, et meil on siin superkondensaator. Ehk siis see, mida me hästi lühidalt siin puudutasime, et kui me näeme, et see voolutugevus hakkab langema, et siis ideaalis me võiksime lasta selle, kuni voolutugevus on nullis. See tähendab seda, et see pinge, mida toiteblokk annab välja ja see pinge, mis on siis selle auto energiasalvesti otstel, et need on võrdsed, siis ei voola üldse elektrit. Ja seda ka rääkisite neile? Jah, seda me rääkisime neile siis enne seda ülesannet, sest et mina näiteks ei olnud kokku puutunud superkondensaatoriga, keskolis ja nemad ka kumbki ei olnud. Aga selle me rääkisime neile niimoodi ühiselt ühe laua taga läbi, et selle teadmise me neile andsime niimoodi jooksvalt, pluss neil oli siis võimalus katsetada nüüd ja näha, kuidas see seos on.
me panime vahepeal siin selle autoga laadima 1,4 voldi peale. Ta on praegu enam-vähem täis saanud. Ei, me teeme õigesti. Mis tähendab õigesti? Et nulli läheb. Mitte enam-vähem täis, vaat nüüd on täis. Ja selle jaoks sa võid ka multimeetriga mõõta siit. Et palju siin on, et kui me lülitame siit välja, sest vaat, praegu meil on siin 1 milliamper. No vaat nüüd langeb siin 0 ja 1 vahel pendeldab. Et kui ma lülitan selle nüüd välja, siis siin natukene on süsteemides kuskil mingid kadust. Kui ma praegu panen uuesti sisse, ma arvan, ta on jälle paar milliamprit. Et see lõpupaar on juba selline, et... Kas võistlejatel oli ka multimeeter kasutada? Jaa, no need praegu on hüppas 8 milliampri peale. Me nägime siin ka eelmises kaadris, kuidas Jan-Henrik mõõtis. Nüüd mõõtmisel olekski soovituslik niimoodi, et kui sa siin mõõdad laadimise ajal, sisuliselt kujuta ette, et meil on üks vett täistünn ja üks veest tühitünn ja nüüd, kui me paneme siia vooliku vahele ja hakkab vesi liikuma, et kust ma siis nagu saan täpselt mõõta, palju kummaski on. Et see laadimise ajal on natukene selline keeruline seda võib-olla mõõta, et kui sa tahad nüüd täpselt mõõtmist, siis ma peakski paneme toiteploki kinni ja nüüd lähenema siis multimeetriga, paneme ta siia, sa saad olla mu multimeeter. Et mõõdame siit otstelt 1,38. No et me panime 1,40 peale, ta on siin natuke olnud ka 1,38 volti, et see on praegu, mis mul siis sees on. Ja kui ma tahan hästi täpseid mõõtmisi teha, siis pigem jah, ma peakski enne mõõtma siit üle, nii et ma ei lae samal ajal. Ja nüüd see tulemus vastaks siis sellele pingele, mitte niivõrd sellele. Aga laias laastus, kui ma lasen selle voolutugevuse hästi madalale, siis need on ühtlaselt korrelatsioonis. Ja kui ma tahan võrreldavaid katseid, siis ma peaksin tegema vähemalt sihtima seda, et mul see voolutugevus oleks alati sama suur. Et isegi kui ta ei lähe mul täiesti nulli, et ma üritan näiteks iga kord võtta samasuguse voolutugevuse pealt selle ära. Kas tahad talle mingit alust, et ta saab seista õhus? Mind huvitab, et kui veavaba see sisse lülitamine on. See on ka kindlasti asi, mida saab ja tuleb harjutada. Aga ma panin selle lüliti praegu ka siia külge nii pidi, et kui ma nagu tõmban, et ta saab mul nagu sõita näpu alt välja, et vaata, kui ma peaks nagu üles vajutama, siis ma pean suruma siia ja jään rohkem kinni. Et seal on kindlasti nagu natukene käib ja mul endal katsetades juhtus küll seda vahepeal, et ma vajutasin siia niimoodi natuke tugevalt, et ma teen nagu mingi siukse asja. Et see on kindlasti jälle harjutamise asi. Ma panin muidugi hästi väikse pinge sulle, et ta saaks kiiresti tühjaks. Ja see on okei. Sest et teine asi veel, mis siin nagu sees on see, et me nägime esimene katse siin, ma ei tea, kumb neist tegi, sõitis üle selle raja ja veel pikalt edasi. See alumine ots mootoril, ta hakkab suhteliselt ruttu tööle juba, ma ei tea, alla 1 voldi natukene võib-olla hakkas, aga seal ta on ebaühtlane, et kui ta veereb hästi vaikselt, siis ta vahel veereb 10 senti kaugemale kui enne. Eks meil sisemine elektroonika lõikab ta nagu ära mingi koha pealt, kuskil seal 1,1-1,2 pealt, et praegu me oleme juba päris palju laadinud, et me oleme juba 1,4 juures, aga et ütleme 1,2-ga ma arvan on võib-olla kõige alumine, kus ta üldse liigub natukenegi ja siis ta liigub ka juba tegelikult umbes siuke meetrike, see võib-olla rohkemgi vahepeal, võib-olla vähem, ma täpselt ei mäleta. Et seal on nagu mingi selline kindel alumine piir. Ja autod on natukene erinevad, see tähendab seda, et kui ma ühte laen ühe pingeni ja teist täpselt sama, siis nad võivad sõita natuke erinevalt, et selle jaoks tulebki iga auto kohta teha eraldi see kalibratsiooni-kõver. Ja mootoritel on ka tihti see, et see nagu käivitamine võtab rohkem energiat, kui teda käimas hoidmine, et praegu me ka nägime, et sul nagu käis, sa panid ta seisma, panid kinni, aga ta uuesti nagu käivituda ei tahtnud. Võib juhtuda, et äkki kui me lükkame, et siis ta läheb. Ei lähe. Ma ei tea, kas moodulit on nii pikk, aga proovime. Esmalt hakkan leidma vahemikku, kust alates auto hakkab liikuma, aga jääb siiski etteantud raja piiresse. Okei. Teeme siis natuke väiksema pinge ikka. Määran ära sobiva pinge ning seejärel... Ja kui kaua neil aega on? Ma arvan, et suurusjärk tunnike, vähemalt 40 minutit. Ja siis öeldakse, et stopp ja öeldakse, kui kaugel auto sõitma peab. Või nad mõõdavad ise ära selle, kui kaugel auto sõitma peab? Ei, me ütleme, kui kaugel peab sõitma ja siis me teeme 10 kordusmõõtmist. Sest et nendel autodel on teatav selline ebaühtlus sees, et seda siis minimeerida. Aga kes käivitab, ise käivitavad? Ise käivitavad. Sest kogu protsessi teevad ise? Kogu protsessi teevad ise. Meie teeme ainult mõõtmise. Saan laadimisvoolu järgi määrata
kui kaugele auto sõidab. Teeme ühe katse niimoodi, et vaatame mingi 0,05. Millal on see esimene määr, kus ma enam ei saa mõõta seda piisavalt täpselt. Võistlejatele antud auto. Ja Jan-Hendrik kasutas siin ka väljend praegu, et ma laadimisvoolu järgi vaatan. Ja tema lähenemine oligi selline, et ta ei vaadanud, ta ei muutnud seda pinget nüüd nii palju siin, vaid ta jälgis seda laadimisvoolu. Noh, et kui me rääkisime, et kui see jõuab siin nullini, et siis me loeme, et aku on justkui täis. Mis tema tegi oli see, et ta keeras mingi pinge peale ja nüüd ta laadis ja ta hakkas siis lõpetama seda erinevate laadimisvoolude juures, mis ka tehniliselt on samamoodi, et see vool on selles kindlas vahemikus sellel hetkel, kui see auto kondensaator on täpselt mingi kindla pingeni jõudnud. Ehk siis kui me paneme siin praegu käima, eks ju, me näeme, et me laeme terve ampriga ja Jan-Hendrikul võib-olla oligi, et kui see on näiteks 0, ma ei tea, pane korra sisse, et ütleme, et ma ei tea, 0,32. Vaatame, nüüd ma lülitan selle välja, sest et ta oli 0,32 amprit. Me võime mõõta nüüd, mis see pinge mõõtes tähendab, meil siin näitena, eks ju, et me laadisime seda siit küll selle pealt, nende poltide pealt on sul kõige varem mõõta. 1,28 volti. Et me laadisime 1,4-ga, aga me lõpetasime siis selle laadimistsükli justkui varem, et me ei laadinud selle 1,4 voldini ja me lähtusime lihtsalt sellest voolutugevusest. Et see on see, kuidas Jan-Hendrik läheneb. Autod on erinevad ja sellepärast ka pinge, mida nad kasutavad samale kaugusele jõudmiseks, on erinev. Tagaosa peab ka olema. Ta läheb kaugele. Okei, 1,75 ei sõida üle. Seda on hea teada. Probleem seisneb selles, et vahepeal sõidab auto sama pinge juures oluliselt vähem ja mõnikord keerab kursilt hoopis kõrvale. See on nüüd käis põhjus, miks me teeme neid kordusmõõtmisi lõpus võistluse käigus. Ja enne see siin natuke mängist, ma ütlesin, et ära liiga palju mängi. Puldiautodel on siin, need on siis puldiautod, millest me võtsime puldiauto elektroonika välja, panime oma elektroonika sisse. Siin on selline väike kang, mida saab natukene ühele poole teise poole liigutada, mis siis keerab seda rataste, seda nullasendit nii-öelda. Aga puldiautol on see telg on tegelikult siin hästi palju lõtku sees, vaata, et kui ma liigutan seda ratast, siis ta saab igale poole minna. Ja ma liimisin kinni siin selle telja niimoodi, et see üks ratas, vaat siin on natuke nagu, võib-olla me selle juba murdsime lahti. Nii, siin on siis üks ratas on kinni liimitud, et siin on hästi väike lõtk on sellel sees, aga see teisel on siis natukene selle nagu telje küljes rohkem lõtku ja seda me saame natukene siis trimmida sellega. Ma üks hetk ütlesin ka seda võistlejatele, et saate siit natukene nagu muuta, kui te näete, et ta pidevalt nagu ühte poole välja sõidab. Mis, me panime neid nii sirges, kui me suutsime, aga pärast seda, kui ma ütlesin, siis oli nagu okei, et see on nagu võluvõti ja siis hakati sellega käima, et siis nad kohe hakkasid nagu rohkem vibama, aga eks nad lõpuks leidsid siis endale ka selle enam-vähem suuna. Ja siin samamoodi, kui see sõidab tee pealt välja, selles mõttes et me mõõdame nagu sirgjoonelist kaugust sellest stardijoonest ja et nemad saavad ka oma kalibratsioonist nagu teostada neid mõõtmisi. Aga jällegi, see on üks põhjustest, miks me teeme neid kordusmõõtmisi. Ja teine osa, mis on oluline, siin ongi see, et seda ebastabiilsussüsteemi tutvustab ka, ütleme, autooperaator ise, sõltuvalt sellest, kuidas ma ta sinna panen, kas ta on mul natukene taga, natuke ees, natuke külje peal, natuke mingi nurgal, et hästi oluline igasugu kordusmõõtmiste tegemisel on pingutada selle nimel, et kõik parameetrid oleks võimalikult hästi fikseeritud. Et siin ülesandes ka see mängib hästi palju rolli. Plus selline päris eluline ülesanne, eks ju, et määramatust tegelikult on võrdlemisi palju, aga on ikkagi võimalik teostada mõõtmisi. Huvitav. Ma tunne, et ma mõõtsin selle 1,4 siis valesti, sest et ta ei saa olla vähem kui 1,42 või rohkem kui 1,42. Sest et see on 155. Tuuli võiks mõõtmisi rohkem läbi viia, et iga punkt mõõtekõveral saaks täpsemaks. 8,32. Ma arvan, et kui on üle selle poole, siis me teeme 1,6 voldi peal seda. Ja kui on alla poole, siis ma teen 1,4 äkki. Proovime.
hakkan koostama graafikut, aga siis sõidab minu auto erinevatesse suundadesse. Ja see, mis Jan-Hendrik ütles, on see, et kui tal on pikk vahemaa, siis ta keerab selle pingi sinna paika, aga ta lõpetas ikka seda nagu voolutugevuse järgi erinevatel nivoodel. Et laadimis nagu kiirus on erinev natukene, et tal on, kui tal on vähe vaja, siis tal on rohkem aega. Ja ma ei saa kvaliteetseid mõõtetulemusi. Kus see jälle läks? No sellist on päris keeruline mõõta, et selles mõttes ma selle teeks lihtsalt uuesti ja prooviks uuesti mõõta. Ja ma ei tea siin ka, et kas tal on praegu ise see ära keeratud või see läks kohe alguses, sest et seal oli ikkagi võrdlemisi suur variatiivsus oli, et ma arvan, et mõni selline katse võib ka tulla sellest originaalist lihtsalt. Ma tean, et ta lõpukatsetustel ta auto pigem pöörab vasakule kui paremale. Ma sellepärast lihtsalt olen umbusklik veel, aga vaatame, kuidas ta sellest välja tuleb. Paberit ei ole jälle. Tähelepanelik tuleb nüüd olla Täis paberit ei ole jälle. Ja see oli ka miski, mis kui nad tegid neid katsetusi, seda oli üli palju näha, et sa paned auto siin sõitma, auto sõidab siia, sa jooksed kaasa, vaatad, mingi mõõt, siis mul oleks vaja kirja panna, siis sa jooksed tagasi, võtad paberi, jooksed siia, märgid ülesse, jooksed tagasi ja järgmine kord juhtub täpselt seesama, et ma arvan, et seda, et Jan-Hendrik jooksis nagu auto juurde tagasi, paberi juurde tagasi auto juurde, et panna mõõtmine kirja, et seda ikkagi nagu rohkem kui ühe käe sõrmedel saab kokku lugeda mitu korda, aga lõpus juba eks ju jälle õppis sellest ja jäi külge ja sai lihtsamini. Auto seadmisel stardijoonele, sest kui auto on viltu, läheb ta rajalt välja. Issand, kui viltu sa nüüd sõitsid? Sõida. See on väga oluline tähelepanek praegu, vaata. Aga ta võttis selle üles praegu vist täiesti raja pealt, sest vahepeal juhtub küll, et kui sa sõidad nagu ääre peale kuidagi niimoodi, et seal on see äär pisut kaldu või mõõdu lindi peale, et siis sul võib jääda sinna nagu ratas ei pööra ära. Aga minu arust see, et ta praegu vaata tõesti üles, et pöörles, ma rohkem ei pannud tähele, et seda oleks väga juhtunud. Tavaliselt ta ei võtnud kunagi nii kohe pärast sõidu lõppu. Võib olla ka, jah. Jah, et tal oli praegu lühike sõit, ja siis ta võttis kohe üles. Ja ilma siis ta ei käinud mõõtmist, siis ta võttis kohe üles. Tavaliselt, kui ta läheb natuke kauem aega üles võtmiseks, siis... Et aku jõuab tühjaks joosta ikkagi läbi seisva mootoriga. Aus. Mis asi see oli praegu? Kas sa teeservas sõidad mul halvemini kui keskel? Jeesus küll. Mis ma sulle tegema pean, et sa otsa sõidaksid? Kuna mul ei ole ideid ega vahendeid, et autot stabiilsemaks muuta, siis otsustan lihtsalt hakata autot asetama stardijoonele iga kord samasse kohta, et vähemalt ükski asi oleks paigas. Õige. Jah, finally. 0,5 voldi juures see sõitis 9,8. No me saime esimese punkti siia nüüd. Kuna mul ei ole piisavalt kvaliteetseid mõõtetulemusi, siis ma ei saa koostada korralikku graafikut. Nii, kas sa sõidad nüüd 331 või sa sõidad 410 või sa sõidad mul mõõdulinti? Ja sa sõidad täpselt vahepeale. Tubli auto. Teen sulle pai pärast, kui ilusti käitud. 300... Ja ta tegi pai pärast. Juba ütlen spoilerina. 74. Teostan palju kordusmõõtmisi ja valin iga kord välja kõige loogilisema tulemuse. Ma arvan, et see on see, kuhu ma jään sellega. Teen mõõtmisi viimase hetkeni, et mul oleks võistluskatse jaoks piisavalt andmeid. 5, 4, 3, 2, 1. Aeg. Lõpetage lahendamine. Auto uurimiseks antud aeg on läbi saanud. Nüüd tuleb autoga sõita ette antud kaugusele. Vahemaa, mille teie auto peab läbima, on 555 sentimeetrit. Kus on Robin? Ma arvan, et istub kuskil seina ääres.
peidus. Rehkendage välja vajalik toitepinge ja tehke oma autoga võistluskatsed. Toitepinge välja rehkendamiseks on teil 3 minutit. Ülesandes teostame 10 kordusmõõtmist selleks, et vähendada juhuse osakaalu võistluses. Lõpptulemuse leiame 10 sõidu aritmeetilise keskmise kaudu. Mul on selle kohta numbreid, see pole siit osast, mida ma pole üldse mõõtnud ja see alumine ots on ka natuke segane, ehk siis selles mõttes ta ei ole kõige halvam. Küsimus on lihtsalt selles, kas mu auto sõidab nii kaugele või siis ta teeb mingi jubeda kurvi ja kaotab oma kaugust. Nii et ma nüüd ei teagi. Vaatan oma mõõtmistulemusi, näen, et need on väga palju muutunud ja kasutan kõige hilisemaid tulemusi, et ennustada, milline võiks olla kõige sobivam pinge. Nii, siis 0,75 jagatud 4,8, aga noh, palju see on siis? See on mingi 0,48 on siis see on mingi 10% juurde. Ehk siis mul on tunne, et tal on 4,8 meetri peale on äkki mõõtepunkt, millest ta siis saab arvata 75 sentimeetrit veel. Nüüd ta võtab siis lineaarse seosega, et kui palju ta peaks siis tõstma, mitu protsenti ta peaks pinget tõstma. Ehk siis, ja ta lähtub sellest nagu lineaarse suhtega, et mitu protsenti on 4,8 rohkem. Superkondensaatorite kohta tausta infona ütlen, et need ongi võrdlemisi lineaarse sirgega, et kui aku saab tühjaks, siis on sisuliselt 0 volti ja kui aku on täis, siis on see pinge, milleni me ta laadsime ja siis ta hakkab järjest niimoodi lineaarse sirgena kahanema, et liitiumakude puhul näiteks ta hoiab võrdlemisi hästi oma seda pinget või noh, ütleme, et meil on aku, mille keskmine see täispinge on, kui me laeme täis, me laeme ta 4,2 voldini ja kui aku saab tühjaks, ta on 3,7 volti. Et meil on seal küll langus, aga ta püsib tegelikult oma sellises kanalis päris hästi. Et siis superkondensaator jookseb lineaarse sirgena 0 poole. Ja kui nüüd seda kasutada päris kontekstis kuskil, kas autodes, kas kuskil mingi energiamahutina, siis selleks, et käitada asju, siis seal on mingi elektroonika vahel, mis siis tõstab selle pinge kindlale tasandile. Et seal natukene peab lisaelektroonikat olema, aga tänapäeval need on ka võrdlemisi efektiivsed vahelülid. Kuuldes nõutud vahemaad olen väga õnnelik, sest mul on tehtud sarnase vahemaaga väga täpne mõõtmine. 3, 2. Ja Jan-Hendrik siis, tal on kirjas, et ta peab lõpetama, kui on 0,36 amprit see vool seal, mis noh, see vool kõigub suhteliselt või noh, ta muutub kiiresti, ehk siis seal ma arvan, et on nagu keerulisem seda täpsust taga ajada, aga kui ta on selle järgi kalibreerinud, siis selles mõttes noh, süsteem on ikkagi nagu, noh, see on no, okei viis läheneda. No tema selle sõrme täpsuse me saame täpselt teada, kui te tegite 10 kordusmõõtmist, sest et need peaksid kõik sama tulemuse andma. Ja kui need, nii palju kui auto lubab. Jah, aga nüüd kui variatiivsus on nagu statistiliselt oluliselt suurem ühel võistel kui teisel, siis see on nagu üks koht, kuhu ma kindlasti vaataks. No vaatame. Meil tuleb nüüd siin niimoodi, et tuleb see 10 kordusmõõtmist. Ma küsisin endale eraldi selle laekaamera faili. Siin on siuke nagu montaaž. Mulle see montaaž meeldib. Ma juba ootan seda. Aga me võime pärast vaadata selle laekaamera oma ka. Ma lõikasin sealt vahepealsed asjad kiirendasin ära, et me saame siis päriselt vaadata, kuidas läks. 1. Rehkendamiseks antud aeg on läbi saanud. Head võistlejad, võtke oma autod kaasa ja stardijoonele. Tubli auto. Mäletad, mis me rääkisime? Jan-Hendrik ja Tuuli. Nüüd on teil 10 katset. Kelle keskmine on õigele kaugusel kõige lähemal, on võitja. Alustage. Mis sa arvad, kas oleks olnud ka meta move, et kuna keskmist arvutatakse 10 korra keskmist ja tuleb see 555 ja sul on ülihead mõõtmised 0,5 meetri peale ja 10,5 meetri peale. Siis sa lased 5 tükki ühele kaugusele, 5 tükki teisele kaugusele ja ütled, et arvutage. Jah, ma kas oleksite aktsepteerinud sellist? Ma arvan küll, jah. No et siis on see, et kui sa ütlesid, et kui ühel tuleb variatiivsus suuremalt, et siis ühel olekski tulnud kindlasti. Aga nagu päris taustsüsteemi huvides ma ütlen siis, et
10,5 oli liiga kauge ja 0,5 oli ka jah, aga jah, põhimõtteliselt jah, sa teed selle nagu kuna sa tead, tahvli sinna 2 poole, siis muidugi. Jah, ma arvan, et seal on nagu see mõõtemääramatus mängib sinu kahjuks ikkagi, et kuna sul on ikkagi mingi nagu mõõtemääramatus, muidu sul oleks nagu 1 punkti ümber, kuhu sa üritad saada, aga nüüd sul on nagu 2 punkti ümber ja kui sa satud sellest nagu keskmisest ühele või teisele poole mõlemas nagu samale poole, et mõlemal üles või mõlemal alla, et siis sa no ma ei tea, jah. Ma ise ikkagi sihiks ühte, aga jaa, võiksid teha niimoodi. Nagu see sõltub sellest, et milline on su kalibratsioonigraafik. No, et ütleme, et sul on väga hästi 4 meetri peale ja väga hästi 6 meetri, ei, ütleme mingit muud. 5 ja 6 peale, ütleme, et sul on 5 ja 6 peale väga hästi mõõdetud. Aga 5,5 peale nagu iga kord oli nagu nii erinev, et sa ei tunne. Pooled korrad läks 4 ja pooled 6 peale. Siis paned selle. Okei, no vaatame, nüüd on täpselt see muusika juba algas sellele montaažile ja kohe tulevad meil need kinoribad sõidavad peale, ma arvan, ja siis naudime. Kuna mõõtmistulemused olid nii erinevad, siis ma ei oska tulemust üldse ennustada, aga jään siiski rahulikuks ja loodan parimat. Kuna mulle tundus, et minu auto alustas alati sõitu aeglasemalt kui tuulijama, siis ma ei usu, et minu katsed olid täpsemad. Huvitav on jälgida, kuidas võistlejad on palju täpsemad, kui nad ise mõõtetulemusi ei näe. Jan-Hendrik. Pane seisma. Nad keerasid selja alati. Jaa. Eesmärgiga, et nad ei saaks teha korrektuure või et oleks vähem närvilisust. Eesmärgiga, et no, kordusmõõtmise eesmärk on valideerida seda, kas sinu välja valitud number vastab sellele distantsile. Eks nagu mõõtetulemuste ühtlustamine, mitte see, et sina saaksid tagasisidet ja hakkaksid muutma asju. Ehk siis võistleja ei tohiks nagu muuta enda sisendit korduskatsete põhjal ja kui sa näed, mis juhtub, isegi ka sa näed, nüüd ta pööras, vaata, siis ma pööran teda teistpidi ja siis meil läheb, no et siis meil ei ole nagu nii hästi võrreldavad tulemused. Ehk siis siin jah. Ja et siis see kohtuniku kommentaar ka, et nüüd kui nad nagu ei näppinud ise, siis nad suutsid seda autot ühtemoodi startida. Jaa, ma panen siia nüüd enne, kui me ja need autod jäid nii hästi sinna Pärnu märgi juurde seisma ju. Siin on natukene on see kaameranurk mängis meile veel nagu pingelisemaks seda, kui ma arvan päriselt oli. Nagu, et no mõlemad autod võib-olla jääd nii hästi seisma, aga nagu... Ja, aga vahepeal ikkagi mõni jäi väga hästi. Ja, ma panen siia nüüd meile siis teise video, ma arvan, me võime siia peale rääkida, vahepeal on seal kuulda, aga Tuuli ja Jan-Hendriku enda kommentaare. Nii. See on palju vähem, ma mõtlesin, see on ikka nagu siuke top down, aga see on siuke külje pealt, see ei näe üldse siuke välja, nagu ma arvasin. Ja color correctionid ei ole tehtud ja nagu värviparandused, kõik nagu, see näeb nagu, et see montaaž nägi nii hea välja, just ma pean seda vaatama. Jah, natukene on küll, et võib-olla Gregor peab ka meil siia värviparandused tegema. Render top review'd. Siis nautin otse. Kohe saad. Sa võid ju panna sealt seda, mis sul on see preview praegu, sul on üks kahendik, sa võid panna, võtta maha ju, arvad, et kvaliteet läheb siis veel kehvemaks või? Praegu sa ei saa muuta seda, aga... Jah, no vaatame, ma arvan, et ta ei lähega. Gregori käsul tõmbasin uue Nvidia driveri, sest screen rackid olid natukene chopid muidu, et ta pidi asendama. Jan-Hendrik ja Tuuli, nüüd on teil 10 katset, kelle keskmine on õigele kaugusel kõige lähemal. Pilt ka liigub või? Jah, nad seisavad. Okei, jah, vilgutas. Pilgutas, mitte vilgutas. Sina või? Jah, eks mina ütlesin, et panengi laadima, öelge, kui auto on täis. Nüüd siis panin laadima, laevad siin. Jan-Hendrik sai oma voolutugevuse paika enam vähem. Oi, aga see on ju ka ju tundmatu ju. Nüüd ta sai uuesti panna.
okei. Ta pani juba ära ja nüüd ta võttis uuesti. Ja ma ütlesin kõrvalt, et noh, et me vaatame kui Tuuli ka, et kui sa tahad, sa võid hoida nii kaua toitu ploki küljes. Ta esimene kord võttis tagasi, pani, aga järgmist korda ta oli lihtsalt mingi, et mul on. No sest, et ta peab uuesti laskma, vaata, see on keeruline. Nii. Kõik sätivad paika. Raid sealt poolt juhib see juba. Jah, sina anna. Raid juhib. Ja nüüd nad seisavad seljaga. Esimene katse, päris hea. Satisfying. Ja nüüd me läheme mõõtma. Mõõtmisel on nüüd... vaata, me läks mõõtma ja nüüd tuleb Ärge veel tormake mõõtma. Me võtame katteplaane. Minge minema. Nii, võite mõõta. Ja siis lähme uuesti. Seda ikka juhtub. Ja mõõtmisel nimelt, meil on mõlemale poole pandud mõõdulindid. Ja me käime siis ajame nööriga mõlemalt poolt. Raid juhendab, et me saaks need samale poole ja siis paneme kirja. Et selle järgi mõõdame siis. Oi, kui tüütu võttepäev see oli. Oi, kui viltu Janni auto on. Aga vaata, Jannil on ka paigas. Ta teab, et auto keerab vasakule ja tema auto sõidab nagu alati seda kaart sealt. Tuuli paneb ennast sinna ühte serva ja sõidab siis sinna nagu vasakule serva autoga lõpuks. See on siis 3. No vaata see kohtunike kommentaar, et kui nad ise ei näe, et need on hullult stabiilsemad. Ja, need on täpselt samas kohas põhimõtteliselt. Või on nagu auto pikkuse, vähem kui auto pikkus on nagu varieeruvust praegu. See oli see koht, kus produktsiooni toas kõik hakkasid naerma selle peale, et mine vekki nii täpselt. Ja see oli täiesti stuudiosse kosta. Et siis võistled olid ka mingi, mis juhtus? Oi. Vaat nüüd. Avarii vä? Ja võistlejad kuulsid ka. Nad ilmselt ka kuulsid, et see oli Janni auto. Nad minu arust arutavad vahepeal, et kumb oli. Et nad ei ole 100 kindlad, aga nad eeldavad jah, et see on vist rohkem nagu Janni poolt. Starnu posta. Et Jan ütles, et vist on minu post. See tundus nagu jah, siis kui ta juba seisma. Et me mõõdame selle tulemuse ära. Ja kui oleks nüüd lõpus, me arutame Aigari, kas me teeme siis nagu lisamõõtmist selle jaoks või mitte. Ja eks siis ole näha. Tuulil nüüd oli kuidagi eriti pikk sõit nagu. Ja minu jaoks on võistlejad väga tublid. Nad nagu ei piilu. Neil on, kui vahepeal kuulda, nad arutavad omavahel. Neil on seal see liikuv prožektor, et kuidas nad saavad, et see ei paistaks neile silma. See on see, millest nad omavahel vahepeal räägivad. Et selles mõttes väga tublisti mängivad võistlusega kaasa. Mul on ka veits siuke tunne, et nagu kui ma vaatan neid Janni tulemusi, siis no ma olen nagu veits nagu kahetina nagu, need on nii täpsed, aga ta metoodikas on nagu, noh, et mis siis veel, kui ta oleks teinud nagu, või siis siin ongi mingi, et kui, ma ei tea, ei ole ju mingit vahet, jah. Noh, et nagu, et kui tal veel need oleks ka välja võetud, et noh, et ja ma ei saa aru, miks Tuulil nii palju mööda on. Et kas see on sellest suunast või? Sest et kui ma vaatan Janni tulemusi praegu, siis ma olen mingi, et teil vedas, et Tuulil on nagu selgelt 0,5 meetrit mööda. Sest et no, see oleks siuke sentimeetri mäng olnud seal lõpus. Yeah. Et no, aga kas te olite oma katsetamise tulemusel ka nagu valmis selleks, et see on siuke nagu... Ma arvan, et seal mu enda katsetuste põhjal arvan, et
kui see oleks olnud nagu mingi 5+ sentimeetrit, see nagu keskmiste erinevus ja need variatiivsud ei oleks nagu mingi meetrites olnud, siis ma oleks olnud nagu okei ja rahul sellega. Kui see oleks nagu 2 sentimeetrit, siis me oleks ilmselt võtnud uue kauguse ja teinud lihtsalt uuesti. Okei. Ja see on loogiline jah, et sest et neil peaks olema see on ju. Ja no produktsiooni oleks kindlasti õnnelikult, kui me oleks tahtnud uuesti ja 10 korrus mõõtmist. Neil sellegagi oli raske leppida esialgu. Aga võt, ma panen siin tagasi, nüüd see on 10. katse oli ja me kuuleme nüüd esimest korda või no, võib-olla nad vahepeal veel natukene, aga et siin Jan ja Tuuli arutavad siis, et mida nad tegid ja kuidas nad mõõtsid. Kui suurte erinevustega sa oled pannud seda nagu? Kui täpselt sa oled pannud seda iga kord? 0,002 saab iga kord alles. Mis? Ma panen, et 0,002 amplit ja iga kord sinna akusse. Just võtta Fonafit. Mis sa oled pannud? Mul on see, et mul on 0,036 pidi mõlema. Aga ma olen pannud 0,033-st 0,037-le sinna vahemikku. Ütleme nii, et muu on nii random, et nagu need paar asja, mida ma saan kontrollida, ma võin need ju kontrollida, aga iga need midagi ei mõju. Ma arvan, et meil mõlemal nagu läks kuhugi nagu ülikaugele. Tundus, et minu oma üldse liikunud. Kõik? Okei. Tubli auto. Minu küll tubli auto ja see sõitis nii. Kiita võib ikka. Minu oma küll tubli auto ei ole. Ja ma tahtsin näidata ka, et vahel tehakse lõpuklapp. Ehk siis vahepeal oli vaja mõnel operaatoril võib-olla akut vahetada või midagi, mis tähendab, et meil ei ole kõik videofailid algusest peale saanud esimese klapiga, et siis tehakse lõpuklapp, siis saab selle järgi ka sünkroniseerida. Vot, nägime seda tulemust, ilmselt nüüd juba sul on hüpotees, kes võitis, eks ole. Aga selleks, et oleks veel see nagu visuaalselt ees, siis ma panin need pildi peale kokku ka. Ma mõtlesin, et tegid Exceli. Mul on Exceli ma tegin jooksvalt seal. Aga ma arvan, et pilt on võib-olla siin isegi nagu... See pilt on päris hea, jah. Et no sisuliselt Jan on siin parkinud ennast siia sildi ette. Üks auto on valesti põhimõtteliselt. Kõik teised. See või? Ja, see on liiga kaugel ja see on liiga vähe, et kui me oleks võtnud need eemaldanud kõige suurema, kõige väiksema. Ja noh, Tuulil on ka võrdlemisi ilusti. Ma võtan selle Exceli ka ette, sest et see oli ka see, mis koha peal samamoodi andis meile nagu kindluse ja selles mõttes tagasiside, et ma olin ka tegelikult valmis, et kui meil siin see üks Janni auto, eks ju, põrkas vastu seda, et kas me peame tegema ühe uuesti. Mingil määral ma teadustasin, et elektroonikals on nagu natukene vahe, et kui ütleme, et on külm elektroonika. Et meil on seal selleks, et see aku saaks kiiresti tühjaks, mul on seal lihtsalt üks takisti rööbiti, kust me ka nagu laseme seda tühjaks ja üks transistor, mis võib pisut soojeneda, pisut mitte. Et kui me oleks näinud näiteks esimese 3 katse põhjal nagu suuremat erinevust kui ülejäänud 7 põhjal, et siis me oleks võib-olla siis nagu teinud sinna järgi, sest me olime teadlikud, et sealt võiks tulla ebaühtlus sisse. Samas nad olid ise saanud ka nende autoriga teha, et see liiga palju ei mänginud. Ja me näeme kohe siit tabelist ka. Oranž joon on siis see 555, kuhu tuli minna ja Jan Hendriku tulemused on siin põhimõtteliselt ümber selle joone ja Tuuli omad on siis siin natukene allpool, aga ka ikkagi nagu üpris ühtlased. Kui sulle ütleb midagi, siis Tuuli keskmine 461, ehk siis 94 sentimeetrit mööda või? Arvutasin õigesti. Ja Jan Hendrik on siis mööda pelgalt 7,8. Jah, 7,8. Standard älve on siin näha, et Tuulil on mõnevõrra suurem, aga ma ei oska seda ka nagu millegi konkreetse kaela sealt ajada. No, ma olen selles mõttes tulemusega rahul ja Tuuli tuli pärast küsima ka, et mis ma nagu teistmoodi oleks pidanud tegema. Ja ma ei osanud talle selles osas ka nagu midagi, nagu ette heita ei ole midagi, et sul nagu süstemaatiline lähenemine pealt näha tundus nagu korrektne. Nüüd asi, milles mul ei ole nagu detailset sissevaadet, on see, et mis olid su täpsed nagu mõõtmistulemused ja iga katse nagu läbiviimine. Et pealt näha kirjelduse mõistes tundub nagu kõik hästi,
võib-olla seal oleks midagi, mida oleks saanud paremini, täpsemini mõõta, mõõdistada, hinnata. Aga noh, ma ei oska selles osas nagu midagi ette heita, et idee poolest see lähenemine oli selline nagu peab ja nii nagu me arutasime, siis noh, see oleks võinud olla isegi võib-olla ühtlasem kui see, mida me nägime Jan-Hendriku puhul. Samas Jan-Hendrik tundus väga täpse sõrmega siis olevat sellele puhul, mis oli nagu kindel asi, seal selles montaažis on ka kohe näha, et esimene lülitus, siis tuli ka niimoodi. See võib küll olla ja see selles mõttes mängib kõvasti, et sa tõmbad nagu selle esimese hoo, kus tal on, sa pidurdad ta kohe ära ja siis läheb, ma ise siin ei osanud seda praegu jälgida. Kui sa seda suurt nagu saate montaaži vaatad, siis seal kohe alguses on näha, kuidas seal nina lendab. Ja me võime vaadata selle saate montaaži uuesti ja siis vaadata lõpuni välja. Kuna mõõtmistulemused olid nii erinevad, siis ma ei oska tulemust üldse ennustada, aga jään siiski rahulikuks ja loodan parimat. Kuna mulle tundus, et minu auto alustas alati sõitu aeglasemalt kui Tuuli oma, siis ma ei usu, et minu katsed olid täpsemad. Huvitav on jälgida, kuidas võistlejad on palju täpsemad, kui nad ise mõõte tulemusi ei näe. Jan-Hendrik ja Tuuli. Teie autod pidid sõitma 555 sentimeetri kaugusele. Üks teie seast jäi 8 sentimeetri kaugusele õigest märgist ja teisel jäi õigest märgist ligi meeter puudu. Täpsemini kalibreerisid oma auto sina. Jan-Hendrik, palju õnne! Sina oled selle ülesande võitnud ja Rakett 69 15. hooaja finalist. Mulle tõi ilmselt edu see üks hästi tehtud mõõtmine. Tuuli, oled teinud vägeva võistluse, kuid kahjuks lõppes sinu mäng siin. Ma ei ole pettunud, sest sain siit saatest kõik, mida ma siia tulles saada lootsin. Finalistid on oma elektriautod ära parkinud ja järgmisel korral kroonitakse üks neist Rakett 69 15. hooaja võitjaks. Kohtumiseni! Järgmisel korral ootab meid ees finaal ja see on teistsugune kui eelmistel kordadel. Jan on väga töökas ja ta on ka valmis edu nimel väga palju pingutama ning ega me kumbki ei oodanud, et me siin saates nii kaugele jõuame. Mulle võib finaalis edu anda see, et ma komplekteerin endale parema tiimi. Finaalvõistlus viib finalistid teaduslikule auhinnajahile läbi pangakontori 21 korruse. Kas see võib olla O, oma? F ei ole I. See sõnad siis. Jooksme. Kellest saab Rakett 69 järgmine võitja? Meil on vaja läbi lõigata kollane ja sinine juhe. Jah, tee seda. Selgub nädala pärast. Kas see tundub õige vastus? Jep. Yes. Kõik raketi võistlejad ja kogu võttetiim olid nii toredad ja võtetel oli nii vahva olla, et seda elamust ei unustama küll kunagi. Edaspidi püüan ma jääda sama optimistlikuks ja uudishimulikuks ning osaleda paljudes ägedates projektides. Juba 6. aprillil toimub Rakett 69 fännipäev, kus saab kohtuda Aigar Vaigu ja 15. hooaja raketlastega ning lahendada ise Rakett 69 ülesandeid. Lisainfot leiab Rakett 69 sotsiaalmeediakanalitest. 6. aprill, fännipäev, Rakett 69 teadusstuudiotes saab kohtuda Aigar Vaigu ja võistlejatega doktor Aigar Vaigu.
ma arvan, et kõik, kes te plaanite tulla, siis otsige Raketi kodulehelt ja sotsiaalmeediast lisainfot ja kui te näete Aigarit, siis tehke mingi doktori nali. Ei, soovige õnne. No siuke nagu lõbus nali, koos õnnesooviga. Soovige õnne. Vabandust. Ma lähenesin valesti võib-olla tõesti olukorrale. Soovige õnne. Selline sai siis seekordne saade. Ja ma juba kujutan ette, kui hea meel oli võttemeeskonnal, et nad pidid 21 erineval korrusel filmima. Liisa-Lotta kirjutas siin selle duelli kohta, kus Jan-Henrik ja Helena-Mai tegid seal lõpus ja vaata oli hästi pingeline, et nagu vaataks mingit põnevusfilmi ja pommi hakataks lõikama. No vaat siin me juba nägime väikse eelvaate finaali, et vaat hoia nüüd piip ja prillid ja vaatame siis, kui põnevaks veel seal läheb. Kas finaal on pikem ka või? Jaa, peaks kusjuures vist olema küll. Ma arvan, et on 42 minutit. Ja kuidas sina kui teadustoimetaja, siis nagu ma küsin juba ette ära, et muidu oli finaaliga lihtne, ütlesid, et näete, siin on hunnik kola, tehke sellest midagi. Täpselt nii. Siis nüüd seekord tuldi sinu juurde ja öeldi, et kuule, tee 21 korruse jagu ülesandeid meile ja võistel lihtsalt tulevad käed taskus. No seda näeme juba järgmine kord, kas ja kui palju on 21 korrusel mida teha ja täpselt kuidas võistled hakkama saavad. Et jaa, oli küll teistsugune, oli täiesti teistsugune. Aga sina, Mats, sinu valitud võitja on nüüd siis siin oma tee lõpetanud. Aga mul on tunne, et üle hooaegade ikkagi parim tulemus. Ma unustasin täiesti ära, et ma pidin kaasa elama. Et mul olid omad need panused mängus. Ja. Aga ei ole ju midagi. Ei, tüdrukute auhind on kindlasti, mis tuleb Hakka Unicorn Squadi poolt. Lõpus on alati veel igasugu hästi palju eriauhindu ka, kellele antakse midagi tihti küll võitjate ja finalistide õpetajatele. Et vaatame, kas tahad teha siis veel nagu viimase ümbervalimise ka või vaatame mängu ilu lihtsalt? No ma võin ju teha. Mul on juba see lisainformatsioon ka, et ma nägin, missugused võistkonnad nad olid valinud endale. Kas jäi meelde, kes olid? Jäi küll. Ja selle põhjal, kellele riputaksid kaela LHV pangakaardi? No ma muidu oleks pakkunud, et Robin, ta sai enne finaali. Okei, ja see on nagu põhjendatud argument, et tema läbis selle. Aga nüüd ma vaatasin, et finaaliks oli Jan valinud endale oma võistkonnakaaslased võistkonda ja Robinil olid kõikidest teistest võistkondadest võistkonnakaaslased. Jah, aga üks neist on temaga samast koolist. Ma ei tea, äkki see klassivend. Ja. Nii et ma ei teagi. No vaatame, ma pakun Robin. Siis selle mündiviske tulemusel. Ma pakun Jan-Henrik. Mündiviske tulemusel. Olgu. Kohtume siis järgmisel nädalal ja pärast seda juba võib-olla siis 6. aprillil. Püsige uudishimulikud ja küsige miks.